video käima. Tänane töötuba on... Tänane töötuba on kiri emale. Osadel meil emad veel elavad ja osadel enam juba on teispoolsusest ära läinud. Ma natukene kribin siia tahvlile ja siis ma räägin ühe mõtte, mille peale ma alles hiljuti tulin, et miks seda kirja võib-olla on vaja. Ja kirjutamise eesmärk ei ole praegu ilustada, vaid rääkida asjadest nii, nagu nad on alguses, aga siis lõpuks kirjutada see asi ümber, kui midagi on nii, et mis meile ikkagi seal ei meeldi. Aga meie ema tuleb oma pagasiga. Tal on kingipakk oma emalt ja oma isalt. Ja kingipakk on siis traditsioonid ja oskused ja harjumused ja uskumused. Ja nendel emal ja isal on omakorda siis vanaemalt ja vanaisalt oskuste kogumid ja uskumuste kogumid. Ja siis siit edasi on neid uskumisi ja oskuseid päris palju. Ja nüüd oluline on see, et tegelikult ema ju koosneb nendest, pluss siia läheb tegelikult veel selle aja ühiskondlikud uskumused ja see, kuhu seda ühiskondlikku korda ta sündis. See mõjutab tegelikult ka. Sest üks asi on nagu perekondlikud uskumused, aga teine asi, mis meid mõjutab ja meie vanemaid on mõjutanud, on ka selleaegne riigikord. Ja siis tema annab ju oma lastele selle kõik edasi, mis tal anda on. See oled siin sina ja mina. Ja siis ema annab selle oskuste pagasi sulle. Isa annab ka, aga täna me keskendume emale. Nüüd esimene ülesanne on tegelikult siis mõelda oma emale sellele, kui ta oli väike laps, mis tema lapsepõlve siis, kas ta käis karjas või kuhu ta sündis, mis perekond ta üldse sündis, missugused uskumused seal olid, kas seal oli süüa piisavalt või ei olnud, oli vahel nälg. Sealt tulevad ka tema need oskused ja võib-olla siis suhtumine ellu üldse. Kui turvaline oli tal kasvada, siis sealt edasi mõtiskle tema ema nooruspõlve. Missugune oli su ema nooruspõlv? Kas seal oli äkki mingi konflikte vanematega, mis jäid lahenduseta? Ja siis sealt edasi, kui ta oli su ema oli juba täiskasvanud. Nüüd selle pagasiga ta tegelikult ju tuli oma koosellu siis sinu isaga. Või kui ei ole ka kooselu olnud, siis ikkagi ühel hetkel ta ühines sinu isaga. Ja sellest ühinemisest sündisid sina. Aga ta tuli selle pagasiga. Ja nüüd, kui sa sündisid, ta andis sulle edasi nii hästi, kui ta oskas seda kõike, mida ta andis, mida tal anda oli. Aga kindlasti on seal ka midagi, mis võib-olla on sul südames ja mida sa ei ole selgeks emaga rääkinud. Ja nüüd ma toon näite enda elust ja kuidas see on nagu mõjutanud ja selle peale ma tulin alles eelmine nädal. Ma olen ühe korra elus rihma saanud. Ma sain selle sellepärast, et ma naabripoisile viskasin liive silma. Ja kellel olid just silmad haiged ja siis pärast seda tal tekkis tõenäoliselt uus põletik. Igatahes ma jooksin peale seda intsidenti hirmuga tuppa. Ja käisin ühest toast teise, vaatasin aknast välja liivakasti poole, et ega Peetrit ei ole nagu liivakasti tagasi tulnud. Aga ei olnud. Ja ema, kes parasjagu köögis moosi keetis, tuli vaatama sinna köögi uksele ja küsis, et kas midagi juhtus või. Ma ütlesin, et ei, midagi ei juhtunud. Ja käisin ikkagi ühest toast teise edasi. Ja ema ütles, ikka kuule, et kas midagi juhtus. Ma ütlesin, et ei juhtunud midagi, vihane olen lihtsalt.
ja natuke sellepärast oli uksekell ja Peetri ema oli püksirihmaga ukse taga. ja siis nad rääkisid midagi mu emaga ja järgmine hetk, mida ma mäletan, ema ütles mulle, et aja püksid maha ja praegu ma mõtlesin, et äkki see oli seesama ripsis, millega siis see Peetri ema nagu tuli, millega ma siis sain oma paljapepu pihta sirakat. ja ema veel ütles, ise veel ütlesid, et sa oled vihane, sina oled veel vihane. ja ma karjusin muidugi nii, et terve maja kajas ja ma arvan, et see nagu pidigi kajama, sest et siis Peetri ema ju kuulis, et ma ikkagi saangi karistatud. aga selle tulemus on see, et ma tõenäoliselt tegin sealt järelduse, et viha tunda ei ole okei, oma tundeid väljendada ei ole okei. ja nüüd täiskasvanuna mul vahel ongi nagu probleem, et ma ei saa kontakti oma vihaga, sest ma mõtlen nagu asjad ilusaks, ma vaatan vihast mööda. aga see ei ole alati okei, et see tähendab seda, et näiteks kui on siis sellised õpilased, vägivaldsed õpilased või keegi on vägivaldne, siis ma vaatan sellest mööda, ma teen nagu ma ei näeks, sest ma ei reageeri sellele, ma ei saa selle vihatundega hakkama. ma ei ole osanud seda nagu ära lahendada. ja nüüd ma ise eelmine nädal kirjutasin siis selle loo endast välja ja kirjutasin sellele loole uue lõpu. Okei, ma tõesti viskasin seda liiva sinna silma. Ma sain rihma, see kõik jäi loosse, aga sellele loole ma kirjutasin seletuse järgi. Et kuidas ema ikkagi nagu rahunes maha ja tuli minuga rääkima. Ja ma sain rääkida, ta küsis, et mis siis juhtus, mis enne juhtus, kui ma liiva viskasin silma. Ja siis ma sain rääkida, et Peeter peitis mu autot liiva alla. Ja ma tahtsin neid kätte saada, aga ta ütles, et neid ei ole tal. Ja siis, kui ma siis rääkisin emaga ilusasti ära ja ema mõistis mind ja siis me läksime koos minu kirjutatud loos siis Peetrit vabandust paluma ja ma sain seal ikkagi öelda ka, miks ma seda tegin. Ja see selline loo edasi kirjutamine andis tegelikult minule kergustunde, et mind on mõistetud. Ja et see viha tundmine oli tegelikult seletatav. Okei, nii käituda ei olnud hea, aga ma ei osanud sel hetkel paremini käituda. Ja sellega muidugi, sellega nüüd siis see lugu nagu päädis, et kirjutasin sellele ilusama lõpu ja ma sain endasse rahu. Aga nüüd hüpata tagasi minu enda emaks olemisse. Siis kui mul tütar midagi tegi, nad vist prügikastist otsisid endale mängukaaslastega liivakasti veel nagu uusi mänguasju sealt prügikastist. Ja siis, kui me seda teada saime, siis mehega, siis me arvasime, et vanem poeg peaks sellest karistada saama. Ja mis te arvate, mis karistusmeetodid meil siis varuks olid? Ikka see, mis lapsepõlvest on kogetud. Ja vanem poeg sai püksirihma. Mitte minu käest, aga mu mehe käest. Ja ma ise ei mäleta seda lugu, aga minu tütar mäletab seda. Ja see on tal väga hinge peal. Et ta mäletas, et ta tundis nagu väga halvasti ennast. Ja seetõttu need sellised üks asi tegelikult on väga laiahaardeline, kui seda ära ei lahenda. Nii et ma tegelikult, kui teid see kõnetas, siis te võite teha ka midagi muud kirjutada, aga mina nagu soovitan noppida üks seik oma elust, mõeldes emale, mis on sul hinge peal ja nagu selgeks rääkimata, kui sa tunned, et sulle tehti liiga, sinuga ei arvestatud, kirjuta see lugu endast välja, täitsa enda lapse tundega, nii nagu sa lapsena seda tundsid. Ilustamata kirjuta välja, siis jää natuke vaikseks ja siis lase emal kirjutada.